вот видишь, здесь какие... Ой, да, вот здесь наши ценности. Vaatan, kus on üldse algus. Jah, esimene vihik on siin. Aga see ei ole kaugelt mitte esimene. See on esimene nendest vihikutest, mida ma hakkasin köitma. Ja siis hakkas üks selline verevalamise töö täitsa. Ma lugesin ühe psalmi läbi, psalm number 11, ja siis kirjutasin kiiresti pärast seda noodid paberi peale. Ja see võib-olla on isegi tehtud ühe päeva jooksul. Ma vaatan. 20. kuni 25. maini 76 Rakveres. No vot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vihikut. No, iga päev üks vihik. Ja niimoodi aastate viisi. 10. Ja siis läheb edasi, 101. No jah. Ja 140, 7, 150. Ja siis hakkab uus Golgata tee. Näed. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот nende sõnade peale. Ta kogu aeg see sama päev. No vot. Nii edasi. Silkide kaupa. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Siin see liin hingab teisiti kui nendes kuivades vihikutes, mis oli nagu saepuru. Ja see viis tegelikult, tal ei ole lõppu kunagi. Nii kaua kui süda tuksub või kops hingab, niimoodi võib seda laulda lõpmatuni. Sellepärast need vihikud on otsast lõpuni täis sellised laulusid, mis midagi ei tähenda, millelegi ei pretendeeri, nagu need ei ole mõeldud kontserdi laval ette kandmiseks. Nende peale ei tohi plaksutada. Autor ei tohi kummardada, ei saa kummardada plaksutamise ajal. Ei ole mingit vajadust selleks. See on mingi täiesti loomulik hingamine. See on rohkem intiimset laadi selline asi. Aga ka mitte päriselt. See on nagu suhtlemine. Selline võiks olla suhtlemine kahe inimese vahel või sõprade vahel või need on ka nagu harjutused vastandiks kurjadele mõtetele nagu. Ja need sõnad päästavad.
ja need juhivad seda meloodilist liini ja tunnetust. See on selle tunnetuse õppimine, millest need sõnad räägivad. Kümned, sajad, tuhanded, miljonid variandid. See on nii palju, kui on inimesi maailmas, nii palju on erinevaid palveid olemas ja neid ohkeid. No vot, nagu sa kallistud, siis sa otsid ikka ühte kohta ja teist kohta ja niimoodi ja veel kolmandalt niimoodi mingisugust puudutust selle materjaliga. Et see oleks elav ja värske ja samasugune suhe on sõnaga. Sa vaatad teda igast kandist ja ta ei ole haaratav. Sa ei saa teda kätte kunagi.